pindala on siis 28 748 ruutkilomeetrit. Umbes 3,2 miljonit elanikku on siin. Aga usuliselt jah, kui see ristiusk siia tuli, kuskilt 4. sajandist on nemad ka, et nad olid algul jah ristiusku siin kohalikud, aga siis Türgi ikke all, see on siis 15. sajandist, siis ütleme 16-17 hakkasid nad ikka pöörduma moslemi usku. Ja nii, et praegu on siin nii õigeusklikke, on nii moslemeid, siin on nii sunniite kui šiite ja siis on veel siin ja natukene on ka juute, on judaismi, aga siis ütleme moslemi nendest harudest on siin veel Bektaši usulised ka, et need on need dervišid. Kui te neid müüre vaatate, et siis on nagu kõige kindlam, et mört on see, mis tuli roomlaste ajal. Et Kreeka müürid on sellised ilma mördita pandud, suured kivid, aga ilusti laotud. Nii, et kui on mörti vahel, siis on see Rooma aeg juba järgmine. Ja kui on siis selline segastiil, et on väiksed kivid ja suured kivid ja see on juba siis, kui Bütsantsi aeg, et see on juba siis hilisem, et no, et selle järgi on väga hea vaadata. Ja siis näete, seal taga on need postid, et see on, mis on järel veesüsteemist akveduktist. Oli ka linnavärav sealt. Jah. 4. sajandis selline, aga see on nüüd lõviväravast. See oli nagu kõrgem, et nad on seal nüüd asutust natuke muutnud. See müüri osa seal, et see ei ole originaalne, aga siia on kokku kogutud kõik sellised kivid, kus on kirjadega kivid. No, et seal on näha teksti. Et noh, et osa on siis orjade vabastamise kohta, et kes, mille pärast siis noh, millal vabaks lasti, aga mis need teised tekstid on jah. Aga 15. sajandil tuli mängu Skanderbeg. Temast me räägime veel seal Kruja kindluses, mis oli tema kindlus. Et Skanderbeg, kelle eluaastad on 1405 kuni 1468. Nii et kuni tema surmani siis 1468. aastal võitis ta kõik lahingud ja siis nendele aladele sinna Kruja ümbrusse, et neid alasid ei saanud türklased enda kätte. Noh, et siin on nüüd kahurid nüüd igasugused, meil oli kirju ka juures. Itaallastelt on võetud ja sakslastelt ja there is no written. See on sõjasaama või lihtsalt niisama või tead. Siin on neid, kes siin on valitsenud. Paremal vaadake jah, siit siia mööda elavad mustlased. Et siin oli selline kuulus Paša, noh kohalik valitseja, see on siis Ali Paša Tepelena. Sündis 18. sajandi lõpus, 18. sajandi keskel ja siis elas kuni 1822. Et see on ehitatud siis 1811. Et ehitas selle tegelikult oma teisele naisele. Teine naine oli kreeklanna Vassiliki. Ja seal on üks tuba ka temale niukene keskne koht, kus ta näeb igale poole. Ja kuna naine oli Kreeka õigeusku ja see Ali Paša Tepelena oli kaunis niukene usu suhtes, noh niukene leebe. Sest ta ise ju hakkas ka, võttis selle Bektaši usu nagu üle. Aga oma naisele lasi ta siis ehitada kiriku ja siin on väike ortodoksi kirik. Ja kiriku ehitusega oli nii, et tema ütles ehitusmeistritele, et kui te hästi ehitate, siis maksan. Kui hästi ei ehita, siis ei saada sentigi. Kirik sai valmis, siis ta lasi kahurist selle kiriku pihta ja kirik jäi ilusti seisma ja siis said ehitajad oma tasu. Ja tema võim aga kogu aeg kasvas ja siis ta lõpuks jõudis nii kaugele, et ta nõudis täiesti vabadust seal oma sellele vürstiriigile ja mis lõppes sellega, et Osmanid ja mõistsid ta surma, võtsid tal pea maha.
ja Apollonia on selline vana sadamalinn, no linnast ei ole seal enam nagu midagi järgi. Linna koht, et selle asutasid Korsika ja Korintase kolonistid 6. sajandil enne Kristust. Ja seal see oli siis sadam, jõesadam, mis oli jõesuudmes. Ja sinna jõesuudmesse oleks mahtunud või mahtus siis 100 laeva. Sadamat enam ei ole, jõge samuti. Sellepärast, et antiikaja lõpul toimus seal maavärin ja siis need pinnavormid kõik muutusid. Aga no enne seda, et pärast kreeklasi tulid sinna siis roomlased ja tähtis oli see, et sellest Apollooniast algas roomlaste ehitatud suur tee Via Egnatia, mis viis siis Makedooniasse, viis Thessalonikisse. See oli tähtis kaubatee. Ja seal vermiti münte ja keeleks oli kreeka keel. Et 28. november 1912 Flora linnas kuulutati välja Albaania iseseisvus. Ja siis nii, et 21. aastast moodustati siis Albaania nagu uus valitsus, see oli siis Rahvapartei valitsus. Ja selle valitsuse siseminister Ahmet Zogu sai järgmisel aastal, 22. aastal, sai tema Albaania peaministriks. Ja see Ahmet Zogu siis valitseski siin. Et temaga on seotud siis Albaania ajalugu siis sellest 22. aastast kuni 39. aastani. Sest sellest oli vähe, tal ei meeldinud peaminister olla või peaminister tundus talle natuke liiga väike positsioon ja 28. aastal 1928 kuulutas ta end kuningaks. Nii et Ahmet Zogust sai kuningas Zog. Aga 39. aastal siis, kui Itaalia väed ikka tõsiselt sisse tungisid ja terve selle Albaania endale võitsid, siis pidi Zog, kuningas Zogo, siis tema ei olnud enam populaarne ei kellegi ei oma rahva ega itaallaste silmis, nii et tema pidi jalga laskma. Ja tema siia tagasi ei saanudki. Et pärast teist maailmasõda 44 sai siis võimule, oli see ühtne vabastusarmee nagu ja sellest siis selle eesotsas siis Albaania kommunistlik partei ja pärast oli see siis tööpartei, selle eesotsas Enver Hoxha. 85. aastal Enver Hoxha suri täiesti loomulikku surma. Keegi ei tea, kus on Enver Hoxha, see haud. Need Albaania punkrid kokkuvõttes maksavad 2 korda sama palju kui need Maginot kindlustused. Aga no, kui sinu õue peal näiteks, et kuidas nad otsustasid, et kas ma teen selle, tehakse see punker siia või sinna või, et seda otsustas ikka armee. Et sõjavägi otsustas, et neil olid plaanid, neil oli teada, et vaatasid, et kes seal õhust kallale tuleb ja kes maismaad mööda strateegiliselt, et ütleb, et kui oli vaja, et oleks vaja, on see keset sinu maja pandud, see punker. Et selle Tirana nimel on siis nagu 3, arvatakse, et 3 erinevad tähendused või erinevad teadlased arvavad, et need tähendused, nimi on tulnud erinevat moodi, et üks on, et on Teheranist tulnud, algul oligi selle linna nimi Teheran ja kesklinnas on siis Itaalia osa on kõige uhkem, siis on Nõukogude osa, seal on, et itaallastest olid väga head arhitektid siin, niisugused priimad, siis on Nõukogude arhitektid on siin ka töötanud, seda on näha Stalini aegsed, siis on Türgi osa seal, mis on näha. Ja siin, siis on koledaid neid
sovjetiaegseid maju ka piisavalt. Jah, ja nagu enne ka ütles, et 800 000 elanikku pidi siis olema ametlikult ja 1 miljon siis mitteametlikult. Kommunistlikul ajal või siis oli 330 neid, noh, paarkümmend aastat, 30 aastat tagasi siis. See on ooperimaja 59. aastal, et esimese kivi pani siia Hruštšov, nii et tema käis siis Kiroklaastris ja tuli siia ka. No, parema. Jah, see on pank, seal on keskpank. Jah, see on Albaania keskpank. Ja paremal seal taga, kus need puud olid, seal oli ka Enver Hoxha monument. Näen seda soogi, nad juba nagu aeg on mööda läinud, siis selle peale nad nii vihased ei ole. Et need ministeeriumid kõik on nagu E-tähe kujuliselt paigutatud, no siit alt on nagu raske vaadata. Aga need on kõik ministeeriumid. Et see on Makedoonia täht, on see makedoonlaste ja Makedoonia Aleksander on seal teisel korrusel. Näete, akende pääl on tema näogu. Paremal on siis albaanlaste Pentagon ja vasakul on siis siseministeerium KGB. Up to 90s, left and right side you had the monument Lenin and Stalin. Maybe the Russians didn't have that Lenin and Stalin, the Soviets who lost. Left and right, up to 90s. By force people they have. Nii et 90. aastateni kujutage ette, oli siin siis paremal Stalin, vasakul Lenin. Aga need tõmmati maha, need ausambad lõhuti ära. Ja, siis on Taibani baar on, no, baar, restoran Taiban on seal, kasiino, kõik on olemas need. Ja vasakul on ainuke hotell, mis siis oli kommunistlikul ajal, näete, millega ta nüüd välja näeb. Turiste ei käinud siin ja presidendi paleest siis mööda. Et see on siis nüüd Ema Teresa väljak. Paremal on jah Kunstide Akadeemia, itaallaste tehtud ja vasakul on Arheoloogia instituut. Et pärast teist maailmasõda, 40ndate lõpus 48, siis kui oldi heades suhetes Jugoslaaviaga ja siia Venemaaga, siis võisid albaanlased võtta endale naisi või mehi siis ka teistest rahvustest. Abielluti siis serblastega ja horvaatidega ja bulgaarlastega. Aga pärast tekitas see suuri probleeme, sest et neid siis kõiki peeti vastava riigi spioonideks. Sellepärast, et kuskil internetist leidsin, et oli 385 eurot oli palk. Tegelikult Ülber ütleb, et see ei ole õige arv. Et riigisektoris saadakse, on keskmine palk 240 eurot ja erasektoris 280. Aga et kes Albaanias on kõige korrumpeerumad siis? Et see on jah, et need andmed on siis pärit statistikast. Ja. Et kõigepealt on need advokaadid esikohal ja igasugused juristid ja teisel kohal on arstid ja siis on tolliametnikud kolmandal kohal ja siis
ja siis on politsei. Oli inglise keel. Nüüd on ajad muutunud, ja kolmas keel oli siis prantsuse keel. Et nüüd on see pingerida muutunud, nüüd on hoopis teised keeled, et nüüd on esimesel kohal on siis inglise keel ja teisel kohal on üllatavalt hispaania keel ja kolmas on saksa keel, mida siis õpitakse. Küsisime itaalia keele kohta. Ilber ütles, et kõik oskavad itaalia keelt, et seda ei olegi üldse vaja õppida. Nad vaatavad Itaalia televisiooni, kuulavad Itaalia raadiot ja üldse kõik nagu oskavad seda keelt. Albaanlastel on Lec Ducagini koodeks, see on nende seadustik ja kus on 1262 paragrahvi. See oli seda seadust arvatakse isegi, et see on pärit kuskilt juba illüürlaste ajast, et seda on nagu täiustatud ja selle kohta, tähendab, see ei olnud kirja pandud, seda anti edasi põlvest põlve ja olid sellised inimesed või olid nagu teadjad, kes siis seda meeles pidasid, ütleme need samad vürstid ja kõik, et selle järgi nagu mõisteti õigust, selle järgi elati. Koodeks pandi kirja alles 20. sajandil tegelikult. Ja siis selle koodeksis, seal on kõik ära märgitud, seal on see öeldud, kuidas elada, kuidas abielluda, kuidas matta, kuidas lahutada, kuidas neid maid jagada, kõik maaomand, tähendab, kõik inimese elu puudutavad asjad on selles koodeksis kirjas. Ja seal on väga tähtis au mõiste. See ongi nagu see põhiline, millel kõik see seisab ka. Ülver rääkis, et neil on kohe selline ütlus, et albaanlastel ei ole probleeme igaste neerukivide, neeru- ja sapikividega. Sellepärast, et vanad teed olid sellised kivised, killutasid ja raputasid kõik kivid lahti. Näeme, kus siin on see palvemaja. Et need palvemajad ehitati tavaliselt sinna, kus oli olnud või on mingi pühamehe säilmed või midagi. Ühes tekkes oli sellegi püha Bektaši jalajälg näiteks. Vastas on meil Karaburuni neem. Aga siis me näeme, et seal teisel pool on siis sõjaväebaas. Seal on allveelaevad. Arsti allikas, seal on 18 allikat nagu jookseb kokku ühte kohta. Ja siis ta on tõesti niisugune ovaalne, silmakujuline. Kuskil 45 meetrit sügav või tegelikult keegi ei teagi, kui sügav ta on, et 45 meetri sügavusele on sinna sukeldutud. Inimesed sinna hüppavad sisse ja käivad seda niisama imetamas ja sooja pidi seal olema vee soojus on 13 kraadi. Giuletti presul melo, la filo, flacăro, haide flacări, fustanela, spirit eu, de perena. Giuletti presul melo, la filo, flacăro, haide flacări, fustanela, spirit eu, de perena.
vedere tu vorbite per amico da filo flacuro de flac mori fusta nella maleto ian vedere de flac tu mori fusta nella stuete io te pelena ne difetto e caro ta filo flacuro ai de flac tu mori fusta nella stuete io te pelena de flac mori fusta nella maleto ian vedere primărita de poso ta filo flacuro ai de flac mori fusta nella maleto ian vedere Te